Vaatu sellepärast blokeeris Sepoaila merevägi eile Iraani sadamad. See kaart jälgib reaalajas laevaliiklust Hormuzi väinas. Täna ületasid 3 naftatankerit väidetavalt väina mitme erineva lipu all, mis pole Iraaniga seotud, sest need sadamad on blokeeritud. Üks neist sõitis Hiina lipu all, kuid oli lahkunud Dubaist, nii et sellel lubati läbi minna. Keskväe juhatus avaldas just need täiesti värsked andmed blokaadi kohta. Meie väed on seal, üle 10 000 Ameerika sõduri, üle 100 lennuki ja rohkem kui dosin sõjalaeva. Ma jäigin USS Michael Murphy ja USS Frank E. Peterson Juniorit Pärsia lohes. See on laevastik. Need laevad peatavad aluse, annavad hoiatuse ja teevad pardakontrolli. Seejärel võib alus olla kinni peetud, ümber suunatud või vabastatud. Peter Dutsi, Valge Maja vanemkorrespondent. Peter. Harris. President Trump ütles, et suurim probleem täna hommikul ei ole mitte ainult see, et eurooplased ei aita Sevat Hormuzi väinas, vaid ka see, et nad ei aita iseennast. Euroopa on energiast meeleheitel, kuid Ühendkuningriik keeldub Põhjameres naftat ammutamast, kuigi seal asub üks maailma suurimaid välju. Traagiline. Aberdeen peaks õitsema, kuid Norra teenib kasumit, müües brittidele naftat 2-kordse hinnaga. Ühendkuningriigil on rohkem võimsust. See, mida Norra teeb ja peaks puurima kohe, on täiesti hullumeelne seda mitte teha. Piisab tuulegeneraatoritest. See kõik toimub samal ajal, kui Seva blokaad endiselt jätkub. Meil on blokaad. Nad ei tee mingit äri. Ma ei tahaks, et laevad lahkuksid, kui nad Iraaniga äri ajaksid. Muidu ei lahkuks ükski laev. Praegu on Seva ja Iraani vahendaja Emmanuel Macron. Prantsuse president kinnitab, on ülioluline, et Hormuzi väin avatakse peagi ilma igasuguste tasude või piiranguteta. Seega tuleb läbirääkimised peamiste huvitatud osapooltega taastada. Samal ajal hoiatavad Ameerika demokraadid hindade tõusu eest. Seni kuni naftahinnad inflatsiooni kergitavad, püsivad intressimäärad kauem kõrgel. See on Iraani sõja hind. Ja energeetikaminister Chris Wright ütles eile semafori üritusel, et selleks, et bensiinihinnad suveks langeksid, mis oli algne eesmärk, on vaja väga agressiivset ajakava. Ma küsin temalt kõike seda, Peeter, aitäh meeldetuletuse eest, ta on koos sinuga saates. Veel 2 Trumpi meeskonna liiget tulevad kohe järgmisena. Energeetikaminister Chris Wright koos mereväe erru koloneli Mike Jerniganiga Heritage Foundationist. Mul on väga hea meel, et sa siin oled. Kui ma näitasin seda kaarti sellest, mis meil Hormuzi väina ümbruses on, mida see meile ütleb Iraani kohta, kui nad ütlevad, jah, võib-olla tahame läbirääkimiste laua juurde tagasi tulla? See on suurepärane graafik, Harise. Hormuzi väinas ootab umbes 1600 laeva väljumist ja 800 ootab sisenemist ja mitte kõik neist ei tule Iraanist. Huvitav on see, et me blokeerime sadamaid, kuid me ei blokeeri rahvusvahelisi veeteid. Seega on mul hea meel näha, et Iraaniga mitte seotud laevad saavad välja sõita. Ja vastuseks teie küsimusele, jah, Iraan saab nüüd omaenese rohtu maitsta. Viimase kuu jooksul oleme kuulnud, et nad ei lase kedagi läbi ja nõuavad neilt, keda nad tahavad läbi lasta ülemääraseid tasusid. Ja nüüd avaldatakse neile ka majanduslikku survet. Nagu mainisin, võtame hiljem All Together Live'is vastu energeetikasekretäri, siseministri ja EPA administraatori, et sellest ja teistest teemadest rääkida. Ma ei hakka sellesse praegu süvenema, aga küsin Iraanile avaldatava surve kohta. Wall Street Journali ja teiste andmetel on see 435 miljonit barrelit päevas. Mida nad praegu kaotavad kõigi nende laevade tõttu, mis ei saa läbi? Neil on mõned laevad oma sadamate juures seisma jäänud. Aga kui nad ei saa oma naftat transportida, siis ei saa nad seda ka müüa. Täpselt nii. Ja selle sõjaline rakendus ongi täpselt see majanduslik küsimus, mille sa välja tõid. Ameerika Ühendriikide valitsus paneb Iraani kodanikud kandma uusi ja suuri kulusid, mida varem lihtsalt ei olnud. Ameeriklaste elude hind. Ja seetõttu on mul hea meel näha, sõjaväelasena kinnitan, et me kasutame oma majanduslikku jõudu, et aidata Iraanil otsustada loobuda oma tuumaambitsioonidest.
Teate, see on huvitav, et te seda ütlete. Tahaksin teil küsida, tuginedes teie sõjaväelisele kogemusele ja suurepärasele teenistusele riigi heaks, mida me selles olukorras õigesti tegime? Sest kui Iraanil oleks tõesti olnud võimekus väin enda kontrolli alla võtta, oleksid nad seda võib-olla teinud, aga ilmselt neil seda ei olnud. Ma vastan su küsimusele kahes osas, Harrise. Mis puudutab teist osa, siis võib-olla neil ei olnud võimalus seda väina enda kontrolli alla võtta. Nad väitsid, et on selle koha miinidega varustanud, kuid nädalavahetusel läbisid 2 sõjalaeva, mida mainiti meresõiduvabaduse missioonis, väina ja ei leidnud ühtegi miini. Nüüd ütlevad kindlustusandjad laevadele, see on muutunud liiga kalliks, et läbi minna. Nii et öeldes, et seal on miinid, saavutasid nad sama efekti, nagu oleksid seal päriselt miinid. Nii et üks asi on kindel. Ma arvan, et iraanlaste hooplemine on paljastatud, sest neil pole selleks võimekust. Teine asi, mis juhtus, oli see, et sõja esimestel päevadel hävitasime paljud nende rannikupatareid ja miiniveeskajad. Ühe esialgse sammuna Iraani mereväe, nende õhutõrje ja lühimaarakettide tulistamise võimekuse kõrvaldamiseks, need oleksid need, mis ohustaksid väina. Ainult veel üks. Kui me tahame nad uraani osas nurka suruda nii, et nad ei suudaks toota ühtegi tuumarelva, kas me peame sinna sisse minema, et selle kätte saada? Kas meil on selleks vajalikud sõjalised jõud ja võim? Ma arvan, et see on teie vastus, aga see on rohkem seotud missiooniga. Õige. Vastus taaskord koosneb 2 osast. Me ei pea seda endale saama. Piisab, kui tagame, et nemad seda ei saa. Meil on teisi ressursse, et tagada, et seda ei juhtuks või et keegi teine selle kätte saaks. Jah, Arsateua Seperose kuninglike relvajõududel on võimekus siseneda ja hankida tuumamaterjali. Hästi, siis võib ees oodata rohkem planeerimist, sain ma aru. Nii et takistage neil selle saavutamist. Põnev, kolonel Jernigan, mul on hea meel teid siin näha. Tulge alati tagasi. Aitäh! Jah, koos Brent Sadleriga, kes on erru läinud mereväe kapten ja Heritage Foundationi liige. Viige meid sinna, nagu ma teiega jagasin seda Mark Thiesseni lõiku. Tänases Washington Postis ütleb ta, Trump pöörab olukorra Hormuzi väinas ümber. Relvarahu andis presidendile võimaluse muuta Iraani strateegiat. Kui sa ennast sinna ette kujutaksid, mida arvad, et kaptenid ootaksid? Ma mõtlen, on võimalik, nagu me näitasime, et mõned laevad peatatakse ja neid kontrollitakse. Ja mis siis juhtub? Mis? On suurepärane olla tagasi sinu saates. See on väga hea küsimus. Võib eeldada, et selle malemängu käigud on läbimõeldud ja nupud paigutatud. Tahan öelda, et relvarahu, ükskõik kui habras see ka poleks, võimaldas taas relvastumist, puhkust, taastumist ning ka mere- ja õhuoperatsioonide ümbersuunamist selle uue blokaadi kehtestamiseks. Ja mis veelgi olulisem, nähti sõna otseses mõttes, kuidas nädalavahetusel läbirääkimiste kokkuvarisemise ajal sõjalaevad avasid miinivaba tee, niinimetatud Q-marsruudi, et laevad saaksid turvaliselt liikuda. Ja just see kindlus ongi võtmetähtsusega kindlustusmaksete vähendamiseks. 8 Londoni kindlustusfirmat hakkavad loodetavasti hindu langetama ja praegune laevaliiklus võib taas muutuda tõeliseks vooluks, elavdades ülemaailmset energiaturgu. Samal ajal kasvasid äritegevused Mehhiko lahes 10-17%. No oleme juba maininud, et väin on vaid 20 miili lai, kuid kui sa oleksid rannas, näeksid sa enne horisonti ainult umbes 3-5 miili. Kokku on see 20 miili, mis on märkimisväärne veekogu laius. Ja iraanlasi süüdistatakse selles, et nad paigaldasid miine. Kas selle kohta pole tõendeid, härra? Mida te sellest arvate? Aga mida ma tahan öelda on see, et kui te tõestate, et seda ei ole miinitatud, jah, teil on võimalus seda marsruuti kasutada. Kõik taandub usaldusele. Mida rohkem laevu sealt läbi läheb, seda rohkem lükkab tegelikkus ümber vale, et seal on nii palju miine ja Iraani ohte, et pole mõtet läbi minna. Ja sa hakkad nägema, kuidas see usaldus kasvab. Mis puudutab seda, et iraanlased mineerivad Hormuzi väina, nad on tunnistanud, et on paigaldanud miine rahvusvahelistesse vetesse. See rikub rahvusvahelist õigust ning Genfi ja Haagi konventsioone, olles tunnistatud sõjakuriteoks. Aga saata miinitõrje varustus tee avamiseks. Ilmselt just seda tehti. Järgnev järelevalve tõendid. See on põhimõtteliselt vajalik selleks, et laevad saaksid läbi pääseda. Tahame kehtestada kollektiivse tuumaohu. Mis puudutab järgmisi samme, siis võib seal toimuda arutelusid. Kuid samal ajal rääkis asepresident Vance sellest, mida nad iraanlastelt nädalavahetusel õppisid.
me tõesti õppisime palju selle kohta, kuidas iraanlased läbirääkimisi peavad ja seetõttu lahkusime Pakistanist. Me mõistsime, et see meeskond, kes seal oli, ei olnud suuteline kokkulepet sõlmima ja nad pidid tagasi Teherani minema. Ma usun, et pall on praegu iraanlaste käes, sest meie oleme juba palju lauale pannud. Ja nüüd on nende kord vastata. Ei, ma usun, et iraanlased üritasid korrata seda, mida nad tegid 2015 aastal. Arvates, et poliitilistel põhjustel vajavad Ameerika Ühendriigid seda kokkulepet rohkem kui nemad. Ja ma arvan taas, et see Teherani režiim hindas Trumpi valitsust väga valesti. Kui keegi üldse seda kokkulepet vajab, siis on need iraanlased ja neil on läbirääkimistel äärmiselt nõrk positsioon. Seega ei ole eriti üllatav, et nad seda teevad või proovivad teha. Ja taas, nüüd üritavad nad kiiresti läbirääkimiste juurde tagasi pöörduda, võib-olla Pakistanis. Vaatame. Aga mis on selge, on see, et survet tuleb jätkata. Samal ajal ei ole USA see pool, kes peab järele andma või mingeid järeleandmisi tegema. Iraanlased on need, kes ausalt öeldes peavad seda tegema. Brent Sadler, aitäh osalemast. Hindan teie aega ära. Aitäh, veel üks päev. Nagu me tavaliselt ütleme, aitäh. Obrigado.